Kui teemaks kanep, siis enamikule tuleb silme ette mõnuaine, mida suitsetatakse, et siis kuskil pilves jalgu sirutada. Eesti Põllumajandusmuuseumis püüti kanepi konverentsil tõsta teadlikkust kanepist kui taimest, selle toimetest ning kõikvõimalikest kasutusaladest. Kanepitaim võib olla osa toidulisandist ehitusmaterjalini. Kui kanepi seeme on, et siis osad inimesed silmad lähevad punni ja teised tahavad politseisse helistada ja kolmandad küsivad, et andke veel mulle ja et kuhu istutada võib, eks. Et kuna see teema on niivõrd, see teema on aktuaalne hästi, siis sellel aastal koostöös Põllumajandusmuuseumiga nende initsiatiivil jõudsime sellise konverentsile, et võtta siis, et kanep ei ole ainult see rekreatiivne või see, mida kasutatakse siis mõnuainena, eks. Eestis on harilikku kanepit kasvatatud pea 1000 aastat. Selle populaarsus langes järsult pärast teist maailmasõda. Tänapäeval seostatakse kanepit suuresti narkomaania ja kuritegevusega. Ja kanep oli vajalik taim, sellepärast iga talu kasvatas ühe sellise väikese kanepilapi, kus ta sai endale vajaliku tugeva kiu kätte, millest sai köisi teha ja võrguniiti ja võib-olla oma paadile või laevale purjed peale ja nii edasi. Kanepi seemnetega rikastati aga toidulauda kanepi piimast, kanepijahust pudruni. Konverentsil esitati küsimus, kas kanep päästab või laastab. Entusiastid leiavad, et kanepi põllumajanduslik kasvatamine võiks Eesti põllumajandusse uued tuuled tuua. No tore oleks, kui päästaks ja ega see võimatu ka ei oleks, aga eks siin ole probleeme ja vastamata küsimusi ka veel üks jagu. Et võtame kas või selle tööstusliku poole, et hea küll, me kasvatame kanepitaime ära ja nüüd, kui võtta nüüd kiutootmise seisukohast lähtuvalt, et mis siis edasi saab, et meil omal ei ole ju ühtegi töötlemistehast olemas, et tuleb vaadata siis kaugemale ja eks teda on vaadatudki, aga see ei tasu ära. Võikski nagu me liikuda selles suunas, kus lätlased on pisut juba natukene ees, aga et meil võiks olla siis Eestis oma siis kiutootmistehas ja ka õlipressimistehased ja mõelda ka, et ehitusmaterjalina, et kuna kanep nagu kurnab maad väga vähe, samas meie kliima on sobilik kanepi kasvatuseks, siis me võikski võtta neid erinevaid kihtisid ja loomulikult sinna juurde mõelda ka selles osas, et kui kogu maailm liigub legaliseerimise suunas, et siis kes iganes siin selles regioonis esimestena nagu ära legaliseerib, et see kindlasti tuleb väga palju turiste ja selliseid turiste võib-olla, kes sobituvad meie kultuuriga ja kes hindavad meie loodust ja seda, mis meil siin on.